No nii, tere maailm ja Facebook ja muud sotsiaalmeediakanalid. Et olen Lauri üks partner kinnisvarast ja tänases videos, Exprompt videos, annan sulle siis paar nippi ja soovitust, mida sa saad ise enda jaoks teha, enne kui sa hakkad kinnisvara ostma või müüma. Et hakkame siis kuskilt otsast pihta. Lühidalt kokkuvõttes, mida ma näen, olles suhelnud nagu inimestega igapäevaselt, nii kinnisvara ostu kui müügiteemadel, on probleem väga lihtne. Üldiselt ei oska inimesed oma kinnisvara müüa ning kahjuks ka mitte osta. Ja üritan siin natuke siis harida või aidata, et mida sa saaksid enda jaoks eelkõige ära teha. Ostmise koha pealt hästi lihtne. Enne kui sa kipud kortereid, majasid või maasi vaatama minema, ole hea ja tee enda finantsvõimekus elementaarsel tasemel selgeks. Selleks on olemas Swedbankis, SEBs ning ka mujal pankades vastavad laenukalkulaatorid. Pane sisse oma palk, dividendid, mis iganes sul on ja saa aru oma reaalsest laenuvõimekusest. Kui selle oled ära teinud, siis järgmine samm on see, et võiks hakata seda kinnisvara siis välja vaatama, mis sulle sobib. Tihtipeale inimesed scrollivad täiesti alusetult, mitte aluselt, vaid aega raisates erinevates portaalides. Mida teha, et aega kokku hoida, on see, et ole hea, pane peale endale e-agendid. Mis see tähendab, on see, et kui sa otsid näiteks Mustamäel 2-toalist korterit, pane need otsingu parameetrid näiteks kv.ee-sse ning all on üks siin nupp, kus on salvesta otsing. See tähendab siis seda, et kui tulevad uued objektid, mis vastavad sinu otsingu parameetritele, hakkavad tulema automaatselt sinu postkasti. Tihtipeale on niimoodi, et kui tuleb turule mingi pakkumine, mis sobib sulle, siis kahjuks sobib see pakkumine ka paljudele teistele ning see objekt võib suhteliselt kiiresti ära minna. E-agentide pealepanemine aitab sul siis kokku hoida aega ning ka potentsiaalselt raha. Müügi koha pealt oled otsustanud kinnisvara müüki panna. Esimene asi, müügiga on natuke keerulisem. Mina soovitaks nagu nõu pidada vähemalt oma ala nagu eksperdiga, kes teab turust rohkem kui sina, sest tõenäoliselt sa teed seda tehingut, kinnisvaraalaseid tehinguid elus võib-olla 2-3 korda. Aga kui sa otsustad seda mitte teha, siis ole hea, vaata võib-olla Maa-ametist üle elementaarne hinnastatistika, sest need hinnad, mis sul on portaalides, ei pruugi olla tegelikult müügihinnad siis. Mis veel, kui hakkad tegema kuulutust, palun ärge pange mingit lillepilte, mingid ukselingi pilte sinna. Enne pildistamist palun tehke oma korter võimalikult puhtaks. Igasugust räni, pudi, pädi pole sinna vaja. Inimene tuleb kokkuvõttes ostma ju korterit, mitte sinu kaste kandma. Läbirääkimistes ma soovitan olla suhteliselt paindlik. Te võite alati alustada kõrgemast hinnast, kuid olge ka valmis hinda alla laskma. Kui inimene tuleb seda objekti vaatama, siis laske tal lihtsalt olla nagu. Rääkige ära faktid, võib-olla te ei pea kiitma, et mina oma kätega panin selle parketi siia ja sellepärast see korter on 10 000 eurot üle hinnatud. Samuti nii ostjatel kui müüjatel alati vaadake üle ka kinnisvara seisukord siis EHR-ist ehk siis ehitusregistrist. Tihtipeale inimesed panevad müüki oma 2-toalise korteri, kuid tegelikult EHR-is on see 1-toaline. Sina võisid selle olla teinud siis 2-toaliseks, kuid ehitusregistri ütleb midagi muud, mis tähendab seda, et kui tuleb hindaja, tulevad pangad, te peate hakkama uuesti asja üle dokumenteerima ning müügiprotsess venib. Vist enam-vähem võtsin põhipunktid kokkuvõtlikult kokku. Kui tunned, et videost oli mingit kasu, siis mul on väga hea meel. Kui tunned, et minust võiks mingit kasu olla nii kinnisvara ostmisel või müümisel, ole hea, võta ühendust. Ostjatele üritame siis saada mõistliku hinnaga objekti mõistliku aja jooksul. Müüjatele, nagu ma olen öelnud, üritame siis saada sinu kinnisvara eest võimalikult palju raha hetkeolukorras. Mis siin ikka, olge tublid ja nägemist!